Tere tulemast kuulama Konnakasti, kus ma arutan erinevatud konnadega, et aru saada, mis neid inspireerib looksuma. Täna istub minuga tiigis Lauri. Tere, Lauri! Tere! Oota, aga ma ei ole vestlesin Lauriga. Mis sa jälle tagasi teed? Mina olen Tartu Lauri, jah. Et Lauri, I'm in your hood, I'm gonna be on your hood. Et ei, kusjuures Lauriga on meil see värk vahva, et mulle meeldib, et Lauri on ka üks Lauri veel. Kindlasti neid on seal veel, aga kui me juba sellest räägime, siis me kohtusime. See oli Spearheadi tournament Tartus, süke väike vahva üritus, mis meil oli. Ja siis sealt tuli need Lauri naljad, kui oli see autasustamise aeg. Mina võitsin teda, aga mina ainuke mäng, mida ma võitsin, oligi tema vastu. Mina mängisin oma karadronidega ja tema mängis oma väikeste kitsidega. Et jah, tema võitis muidugi rohkem ja mina kaotasin rohkem. Aga siis, kui autasustamise aeg, siis oli Lauri 1 ja mina olin Lauri 2 ja siis meil oli see, et nagu kumb siis nüüd on Lauri 1 või kumb siis on Lauri 2. Et, aga nagu ma aru sain, siis tema on juba väga pikalt olnud siin selles meie konnakastis. Ma just jäingi mõtlema, et ma mäletan, Lauri vist liitus kuskil 4 aastat tagasi, aga see ongi hea point, et kui lähme algusesse tagasi, kuidas sa üldse miniatuuride maailma sattusid? Sellega oli siuke funny story. Ma sattusin, kuna ma olen siuke läbi ja lõhki koomuski fänn, mulle väga-väga meeldivad koomiksid, siis ja lauamängudes ma olen nagu väga pikalt olnud. Sealt ongi see jada hakkas pihta, et kõigepealt lauamängud ja siis kui tuli see miniatuuride värk, et see on siuke klassikaline juhus. Ja kuna ma pidevalt käisin, tõllasin seal Brain Gamesi poes, siis tädipojaga käisime pidevalt naersime mingi, vaata mingi Marveli mängu huvitav, kes see on nagu see loll, kes sugu reaalselt ostab mingi 34 euristest on mingi siuksed kuju, et kuidas see üldse nagu käib ja nagu miks ma nagu peaks. Ja siis üks moment mõtlesime, et nagu vaatame, mis asi see Marvel Crisis Protocol siis on. See oli siukene olukord. See oli vist, ma olen vist äkki nüüd juba 3. aasta äkki jookseb midagi siukest, et see oli 2023 kunagi suve lõpp, sügis algus või midagi siukest, kui mul naine läks lastega ämma juurde maale nädalavahetuseks ja ma olin kodus üksi ja ma kutsusin oma tädipoja, tegelikult kus Silva on ta nimi, ta on ka meil seal, aga ta ei ole aktiivne. Et ta lihtsalt ükskord ma kutsusin, ta tuli, et ta natuke vaatas, aga nüüd kuidagi nagu, see on siuke klassikaline, et lähed teed ükskord trenni ja siis rohkem ei tee trenni. Ja, aga ühesõnaga, siis mõtlesime, et ta tuli minu juurde, mis, et mul naist ei ole ja et olen mingid õlut ja värki ja siis naine veel ütles, et vaata, et sa kuskil välja ei lähe, mingi hullu pidu ei pane ja siis mõtled, et 33 aastane mees, et naiste laste jaoks võiks nagu näpud püsti ja linna. Kokkuvõte oli see, et üks 33 aastane ja üks 21 aastane mees ja poiss vaatasid öö otsa lihtsalt, kuidas vennad mängivad YouTube'is Marvel Crisis Protocolli. Reaalselt me oligi niimoodi, et me läksime poodi, ostsime õlut ja me reaalselt vaatasime tundide kaupa lihtsalt YouTube'is neid battle reporte ja kuidas seda mängida. Ja siis, kui me vaatasime, et kurat, aga see tegelikult täiega lahe. Nagu reaalselt kõik see nagu set ja see siis, okei, mis me teeme. Ja minu arust see Marvel Crisis Protocolli puhul on see suur pluss, et seda on väga lihtne näiteks koos sõbraga alustada. Et sellel 40 000 vist on ka see mingi Leviathan box, kus on vist nagu ka, ma ei tea muidugi mitu punkti seal on nagu palju, kui suured need armeed seal on. Aga Crisis Protocolli puhul oli too moment, ma mäletan, see maksis äkki, kas oli mingi 100 eurot äkki või? Oli, ja kui sul ongi reaalselt, sul ongi 5 paha, 5 head ja sul on veel terrein ja kõik see muu asjad koos, kaasa arvatud täringud, mõõteriistad, kõik on nagu olemas, sa ei pea midagi ostma, vaid sul ongi see, et sa ostad karbi, ma ostsin mingi 2 peale, mina jäingi puhtalt too moment jäin nagu enda nii-öelda kangelaste poole pealt ja tal on alati see Viljani pool meeldinud, siis nii oligi ja sealt see hakkas kuidagi nagu minema. Siis me ostsime tolle ära, siis me mäletan, et esimesed värvid, mis me ostsime ka, et me ei oskanud ju mida valida või mis iganes. Ja siis me ostsime selle Games Workshopi selle
mingi set on, kus on kontrastvärve, äkki 8 või 10 kontrastvärvi on. Ja nood olid siis esimesed ja ma ütlen muidugi esimesed pintslid ka. Enam ma ei osta, sorry Brain Games, nagu need Army Painteri pintslid, mis on mingid ilgelt kallid ja mis iganes kõike muud, et aga ei teadnud ju mitte midagi selle koha pealt. Ja siis me ostsime nood, läksime koju, võtsime kärbi lahti, hakkasime koos kokku panema, värvima ja nii ta läks, vaikselt hakkas nagu minema ja siis ma mäletan, ma üritasin esimest korda ise terreini teha ka, et et midagi nagu rohkem oleks. Ostsin seda selle asemel, et osta nagu Finfoami, ma too momenti ei teadnud sellest midagi, ma ostsin kunstipoest, ta on ikka nagu, ta on umbes mingi siuke paar millimeetrit paks. Ta on ka sama põhimõttega mingi vahtplaat, aga ta on hästi õhuke, pigem kunstipoes saab seda toda, et tollest tegin siis nagu üldse mingid moodulmaja. Ega siis ei teadnud seda, et sprei värviga, kus sa sinna PVA-d peale ei pane, siis põhimõtteliselt, kui ma seda rohelise värviga, siis see kõik see vaht sulas vahepealt ära ja seal ühesõnaga hakkas aga ta nägi, temaga oli võimalik mängida, et esimene, ma vaatasin mingit pilte siin, kui ma eile bussiga sõitsin, ma kerisin nagu tagasi ja vaatasin neid pilte, et ma nägin ikka vaeva, ma olin mul ei olnud ju matti ega midagi, ma olin teinud mingi pilte näidetega, ma olin teinud mingi moodul tänavad, kõik jutud, et mängida ja sealt hakkas kuidagi nagu veerema ja just, et kuna mulle see koomiksite värk nagu väga meeldis, siis mul oli väga lihtne sealt edasi minna. Ja siis, aga ega ma siis ei astunud veel siia. Siis ma käisin päris nagu pidevalt, mäletan alguses Paul kutsus, kuule, et vaata, selline kleeps oli, mäletan see kleeps oli või kleebitud nende mingite värvide stendi peal oli see Estonicuse kleeps, kus oli siis see QR-kood ka. Mis hakka, ma ei hakka kuskil mingi kuradi kommuuni tulema. Ja siis aga ma ikka tellasin seal nii taskus ja selles, siis oli tasku oli veel vanas kohas. Tasku oli siis seal, praegus on seal mingi kommipood, et nad ju vahetasid seal seda kohta, läksid üle tee nüüd kunagi kolisid ümber. Ja siis Jaanus ka küsis lõpuks, et sa ei ole, ma ütlesin, et ma ei tea, Paul mulle rääkis, et sa et ei ole, ma siis tulen. Ja siis ma tegin selle kliki ära ja siis sealt nagu vaatasin, et lahe. Ma mõtlesin, et ma olen kogu mõelnud huvitav, kui suur see kommuun on. Siis ma mõtlesin, et kurat, et ikka on, et ja inimesed teevad ja liigutavad ja seda. Ja sealt hakkaski nagu vaikselt veerema. Et see Marveli värk tuli ja järjest hakkas tulema neid mudeleid juurde ja tuli. Sest me veel alustasime suhteliselt alguses olime. Ma just mäletan seda, kui mina alustasin, siis oli vist äkki kokku neid erinevad mudelid mingi 130 äkki või. Nüüd on 251. Et ajaga nagu, selles suhtes on nagu juurde tulnud, et aga ma olen jäänud truuks enda asjadele, ma mängin ja ilmselt jätkan mängimist X-meeste näol, nii et mulle väga nad meeldivad. Ja see on täpselt, et kui sul on üks armee, näiteks mis iganes sõjamängus, sa oskad nendega mängida, sa tead, mis nendega teha, siis nii on ju kõige lihtsam. Aga pika peale, nagu sa kogu aeg võidad, siis läheb ka igavaks. Et siis, aga jah, niimoodi ta hakkas vaikselt veerema. Teine mäng, mis mul oli, kas oli äkki Malifaux? Jah, seda tutvustaski mulle Jaanus. Kuidagi nagu, ma ei mäleta, kuidas me sinna üldse jõudsime ja siis ta ütles, et ta võib mulle tema mängu teha. Kuna mulle meeldivad hästi, mulle pigem nagu eelistan alati niisugust nagu skirmish-mängu, et ma olen ka, et kui ma tahan valida, kas narratiivne või competitive, siis ma iga kell valin nagu narratiivse, sest mulle meeldib, kui nagu see annab mingi siukse ekstra kiki juurde, kui sul on nagu mingi story on taga ja kõik on nagu siuke nagu lahe. Ja siis ta tegi, mängisin tema munkadega vähest, et kurat lahe, et nagu kõik on individuaalsed. Jaa, see mängude juurde ma tuleks natuke hiljem veel juurde. Ja. Oleme veel natukene siin alguses. Sa rääkisid alguses, kui sa hakkasid värvima, sa väga ei teadnud, mida sa teed, ei olnud veel kindlam, mis värvidega. Kas su esimene miniatuur on veel kuskil alles? Sellega on tegelikult pikk lugu. Ta on mul alles. See on... Aasta oli siis 2018
22 detsember, kui juhtus üks õnnetus. Põhimõtteliselt minu esimene miniatuur, mille ma värvisin, mul on, pilt on sellest, aga mul ei ole, mudel on ka muidugi alles. See on Marvel Crisis Protocolli Coreboxist see Captain Marvel oli esimene, kelle ma värvisin. Aga sellega juhtus niimoodi, et mul kukkus üks riiul. Ja selle riiul ei olnud alumine, vaid ülemine riiul ja pooled minu Marveli kujukesed läksid katki. Ja tema on üks nendest, kes siis läks katki. Ma siin sobrasin seal kastis, mul on kõik alles. Ma panin need kõik eraldi kreppkottidesse too aeg kindlustuseks. Jah, kindlustus maksis kinni. Tänu sellele, et kindlustus kinni maksis, ma mängin nüüd Age of Sigmarit. Sest et ja siis ta on, aga ma võtsin kaasa selle onu siit. Tema on suht sama ajastu mees. Kirjeldame kuulajatele, kes ei näe seda onu, kes ta on. See on minu imeline Hulk. Siis ta on ka esimene, ta on ühtepidi üks esimestest, mida ma üldse värvisin ja teisitega on see, et ta on esimene, millele ma tegin kitbashi nii öelda, sest seda lambi posti tal käes ei ole. Et ma nägin kuskilt pilti, keegi oli teinud, ma ütlesin, et tavai, midagi, võtsin siis selle sama mängu terrein, selle lambi, lõikasin ta kääridega pooleks ja panin ta plastikuliimiga külge ja ma arvan, et ta töötab väga hästi. See oli jah minu esimene miniatuur, mille see oli see Captain Marvel, mille ma värvisin. Et siin laua peal on ka tegelikult kuulad ei näe, mina näen, meil on hästi palju erinevaid miniatuure ja minu küsimus ongi ka, et ma palusin sult uue ühe oma lemmiku miniatuuri ja sa tõid igast mängust, mida sa mängid, tõid ühe. Räägi mulle natuke nendest. Siin on põhimõtteliselt siis, kuulajad ei näe, siin on Crisis Protocolist on siis Hulk, siis on Malifaux on üks special edition, mis on üks vahva tegelane, kelle nimi on Archie. Archie on üks tükkidest kokku pandud natuke muteerunud mees. Aga miks ta eriline on, sest et ta on erimudel, ta tuleb karbist juba 2 skaalas. Ta on see suur kuju, mis mul siin laua peal on, see ei olnud pre-assembled, siia pidi panema selle käe ja selle taga, selle suure mingi kombitsa pidi külge panema ja siia laua külge, aga see samasugune mudel on mängitav ka. Ta on lihtsalt väikses skaalas ja ainult lihtsalt vahe on see, et tal ei ole seda pooleks tõmmatud meest käes sellel väiksel miniatuuril, muidu on täpselt samasugune. Siis on mul siin minu alles verivärske mäng, mida ma ükskord olen mänginud, mulle väga-väga meeldib, pärast räägime sellest räägime. Ja, on siis Trench Crusade, need on lihtsalt, mul tulid need väga hästi välja ja siis ja mulle väga meeldivad need mudelid ja aitäh Andresele, need on tema prinditud, et need on ja siis ma võtsin kaasa veel nüüd mul on ka Wotanid, aga pärast räägin, miks ma nendega ei mängi. Esimese Imperial ehk siis selle Navy Breacheri poisi ja siis on viimane kuju, mis mul siin on minu Caradronid ja üks nendest Skywardenitest oli see, et mul oli puudu teatud mudelid, üksused. Ja siis ma mõtlesin, et nagu teeks nagu midagi teistsugust ja ma sain, meil on siuke ma ei tea, mis ta päris nimi on, Helbit of Isengard, kes iganes sa oled, Tartu poiss. Ta pani müüki, müün ja vahetan mingi terve posu Caradronide asju. Ja ma ostsin sealt siis, ja ma nägin, seal on nii-öelda, see on Underworldi set, kus on siis mingi 5 erilist mudelit. Nad kõik on nagu mingist üksusest, aga nad on natuke teistsugused. Et ja siis ma mõtlesin, et okei, et neid on nagu väga vähe on saada, neid leiab väga-väga vähe. Ja tema müüs siis need ära, ma veel seal natuke jõudsime seal kaubale ühtepidi, teistpidi ostsin seal natukene veel. Ja siis, kui ma koju läksin, siis ma terve tee sõites mõtlesin, et mida ma nendega teen. Et ma ei taha
või ei taha, et nad oleks tavalised. Noh, sest et nagu ei. Ja ma ütlesin, et kurat, aga paneme niimoodi, et justkui kui oleks need päkapikud, et nad ei ole nagu päkapikud, vaid nad on mingist muust faktsioonist pärit. Okei, mõte oli. Ja ma ütlesin, et kurat, aga mul ei ole neid, mul see bitbox ei ole nii suur. Ja siis mul tuli meelde, et kunagi me käisime Tallinnas Malifaux mingit mängu mängimas siin poistega ja Stiran oli ka, tere Stiran. Ja ma unustasin enda tahvlilaadja Jomanasse. Ja siis ma kirjutasin Stiranile, et kuule, et kas sa oleksid nii kena ja viitsiksid panna selle mulle posti ära saata. Tavai, saatis, läksin mina siis posti sellele pakiautomaati järgi, teen karbi lahti ja vaatan, et oho, mingi karp on veel. Ja, või see kotike süke. Ja ta oli siis, kujutasin juba vaimusilmas ette, et Stiran tegi sahtli lahti, pani lihtsalt käe sahtlisse, võttis pihuga mingit plastikust tükke, pani kotti, tõmbas kreppkotti kinni, pani selle sinna karpi ilma, et sellest nagu, eks ta muidugi vaatas ka, siis ma küsisin ta käest tegelikult mingid teatuid nagu asju, mingid rotiväid ja mingid sükseid asju. Ja siis ta pani mulle sinna veel. Ja siis ma võtsin selle kotti lahti ja siis mõtlesin, et okei, nüüd ma tean, mismoodi ma neid teen. Siis ma hakkasingi järjest otsima neid jupikesi ja siis seal olidki kõik need erinevad, no siin on mingid Dungeons of Dragonsite, mingite mudelite tükke ja siis ma mõtlesin, et ai, aga ma teen siis niimoodi, et üks on lind, siis on mul üks mees sai dinosauruseks, nii-öelda mingi dinosauruse pea ja saba on, siis on mul üks arkanaut, kes on rott, siis on üks arkanaut, kes on goblin, et nad said kõik nagu täiesti oma näolised. Ja kuna see värvimine, kui ma seda värvisin ja ma nägin, see tuli mulle nagu endale jäi väga-väga, ma jäin väga-väga rahule sellega, kuidas ta mul välja kukkus, siis ma sellepärast võtsin ta kaasa ka. Et need on siuksed, mille üle ma kõige rohkem uhkust tunnen. Muidugi kõige rohkem ma tunnen uhkust, ma ei tahtnud seda kaasa võtta, sest see on nii suur vaeldamatult enda Karadronide kõige suurem laeva üle. Jaa, kui sa juba tegelikult selle laeva kohta räägisid, ma tahan selle kohta küsimus, et kust tuli see mõte, et teha nii suur laev endale valmis? No see laevaga oli see teela, et noh, ma tahtsin teda niikuinii endale kunagi soetada, ta on üpis kallis mudel ka, mingi 92 euri vist. Et tegelikult mulle see küngiti sünnipäevaks. Et Rainer ja siis mul sugulane kinkisid selle mulle sünnipäevaks, sest nad teadsid, et mul on seda vaja niikuinii. Ja noh, kui ma tean, kuna ta on siuke väga kasutatav mudel Karadronide armees, siis see oli ka, ta on ühtepidi teistpidi. Ja siis, kui ma ta kokku võin ja värvima hakkasin, siis see laev ise, ta on lahe, aga see põhi, mis ma siin alla tegin, sellel on oma ette story. Kuna ma panen kokku mudeleid siis ja värvin, siis mina olen seda laadi vend, kes ma värvin mudeli ära ja ma teen alati põhjad viimasena. Et ma ei tee kunagi niimoodi, et ma võtan mudeli ja ma panen ta kohe nagu põhja külge ja teen nagu koos. Sest et ma nagu kuidagi enne, kui ma üldse nagu mingid värviskeeme välja mõtlen või mingid süksid asju, kuidas ma mida teha tahan, siis ma justkui kujutan endale ette ka seda olukorda, kus nad nagu olla võiksid. Ja siis vastavalt sellele ma teen need põhjad ka. Et noh, näiteks see põhi on ka mul tegelikult savist tehtud. Kelle pea sa näitasid? See Archie suur kuju, see on savist tehtud. Et põhi on muidugi plastikust, aga see peal on siin savist. See on tehtud Finfoamist näiteks, sellest Soome värgist. See on oli juba custom ja sellel Marvel juba on. Mõtlesin pikalt, kuidas ma nendele preacheritele teen. Siis ma googledasin ja YouTube'itasin veits, et kuidas teha Space Hulk tüüpi neid ja siis ma leidsin sealt ühe väga vahva, väga lihtsa mooduse, kuidas teha siukseid nii-öelda metallist asju põhimõtteliselt kasutatud on siin aegunud bussikaarti plastmassist ja see võre on nipukast. Ehk et see võtab väga hästi ära. Ja, ehk et põhimõtteliselt ma võtsin vana bussikaarti kile maha, mõtlesin selle ringi suurus ära, tõmbasin sirkli rõnga, lõikasin välja, lõikasin klõps pooleks, nipukast lõikasin täpselt selle vahel, liimisin nad plastikuliimiga kokku ja krundid ära ongi.
et hästi palju vahvaid asju sai tehtud. Ühesõnaga ja siis mul on jah see põhjad ja ühesõnaga ja siis kui ma seda laeva panin kokku, värvisin ära ja siis mõtlesin, kuidas ma ei taha lihtsalt niisama mingit tavalist põhja. Ja siis mäletan, et Chris printis mulle kunagi ühed mingid teatud alused, seal on siis selle laeva all, kus te laeva pilti vaadata kuskilt, siis selle all on ta justkui nagu lendab üle ühest mingist jupikesest, mingist tornijupist või mingist üksest asjast. Okei, selle ma panin paika, mõtlesin, et okei, see on lahe, nii aga alus on suur, jäi veel üle. No, võiks ju olla seal mingi meri ja see, kuidas ma lainet teen. Siis ma uurisin, et noh, et sellest resinist saab ja no see on see, mis on see UV resinist ja mis iganes kõigest nagu saab. Aga siis ma istusin oma hobi laua taga ja vaatasin enda tekstuuripasta purki. Ma keerasin korgi maha, vaatasin sisse, et kuivanud. Ja siis ma panin näppu sinna sisse. Aga see tuli lahti seina küljest kõik, sest et on ju PVA ja ta oli üliplastiline ja põhimõtteliselt see laeva all olevad lained on tehtud kuivanud tekstuuripastast. Nad olid täpselt sellise kujuga, et kui neid nagu põhimõtteliselt ma seal natuke painutasin ühtepidi ja teistpidi ja ma lõpuks sulandusid niimoodi kokku, et nad tekitasidki selle lainefekti kivid äärde ja nii ta läks. Et mulle meeletult meeldib alustega mängida. Et mul on mingi ma thing. Jaa, seda on näha ka su töödest ja kui ma nüüd vaatan su esimesi töid ja praegu nagu hiljusemaid töid, siis ma näen, et see areng on päris tugevalt edasi arenenud. Kuidas sa ise tunned? Jaa, see on, mulle väga meeldib värvida. Mul nagu väga meeldib värvida. Ma sain mingi moment aru, et tahaks nagu paremini värvida. Et see niisama lihtsalt nagu kuidagi see on üks osa sellest hobist. Minu jaoks on see hästi tähtis, sest et noh, ühtlesin jah, et ma sattusin sinna justkui sellepärast, et nagu noh, kogemata nagu ostsin selle, aga tegelikult kui ma neid ära ostsin, siis natukene aega hiljem, kui noh, ma olin justkui nagu natuke selle hobiga, ma ei võtnud väga tõsiselt seda, siis tegelikult oli mul nagu endal natuke rasked ajad, ma mõtlen nagu ma ei olnud hulluke, aga lihtsalt vaimselt oli raske ja igasugused mured olid ümberringi ja meeletu stress ja töö ja kõik ja siis noh, mida Eesti mees ei tee on ju, mina läksin terapeudi juurde, et noh, äkki saab mingit konsultatsiooni või midagi ja siis mu terapeut ütles väga lihtsalt, et ega sul ei olegi midagi viga, lihtsalt esiteks nagu iga hakkab peale pressima ühtepidi, et aga leia endale hobi. Noh, reaalselt ütleski ära, et leia endale mingi hobi, noh, millega sul on nagu võimalik niimoodi tegeleda, et sa ei mõtle nagu mitte millegile muule. Ja kurat, see on see, minu jaoks on see nii tähtis asi, mul naine ka teab, et see on koht, kus mind nagu nii ta ei sega, ta ei noki neid asju, kui me räägime ostmisest, siis on ka, et see ei tule meie pere rahakotist, vaid see on nagu noh, minu raha ja see on see aeg, kui ma tavaliselt värvin õhtuti, kui lapsed lähevad magama, naine ka, kas siis magab või loeb mingit raamatut, siis ma võtan oma kõrvaklapid, panen siis kas mingi väga hea muusika peale, mulle väga meeldib muusikat kuulata, või siis panen mingi raamatu peale ja siis ongi see aeg, kus 2 tundi ma unustan kõik ära lihtsalt, ma lihtsalt olengi, kuulan muusikat ja ma nagu teen seda, mis mulle väga meeldib. Ja põhimõtteliselt see 2 tundi nagu läheb lipsti mööda, kas ma saan oma töö valmis, võib-olla saan, kui ei saa, noh, siis ma teen teinekord edasi. Aga, ja ma lähen nagu magama ja ma hommikul ärkan nagu puhanuna ülesse. See nagu, see põhimõtteliselt ma laen ennast nagu nii totaalselt kõigest sellest päevastressist nagu maha ja kõvasti parem tunne. Et see on nagu selle koha pealt, kui keegi küsib, siis see aitab nagu vaimselt tasakaalu tuua nagu meeletult, annab see kaasa. Mulle see on nagu üks see faktor. Et, aga ja siis, noh, siis ma saingi aru, et nagu peaks nagu pingutama rohkem, et ma tahaksin ennast nagu mingit nagu endale mingeid asju teha, et tahaks nagu paremini, tahaks näha seda arengut, ma vaatan, kõik teevad, kõigil on mingid vinged asjad, ma tahaks ka, et kuidas ma sinna jõuan. Esimene asi muidugi, kes suuresti mind inspireerinud on meie grupist kindlasti on Straan, Jaan ja Sven on need vennad kolmekesti, kes on siis, nad on mind väga palju selle koha pealt kaitanud alati, kui mul on mingi iseendaga mingi dilemma. Noh, võib-olla ma ei suuda välja mõelda, mis siit puudu on või mis värviga, sest et noh, alati on hea, kui oma teine silmapaar vaatab ka, võib-olla näeb midagi, mida sina ei näe.
ja siis nendega ma olen hästi palju suhtlenud, on alati nagu, noh, vahepeal ma ise mõtlen mingit, et äkki ma liiga tüütu, jälle mingi, vaata, mingi bänd kirjutas, mida selle tahab, mis lilla värvi vastanud on, vaata ise. Aga ei, nad ei ütle mulle mitte kunagi ei ja nad on alati aitanud ja suuresti tänu sellele on see nagu olnud. Et aga noh, ega seal jällegi, lihtne ka öelda, selles kõige lihtsam ongi see, et kui sa ei ole rahul näiteks kulunud nahaga, mingi, ma ei tea, relva kabuuriga, YouTube lahti, vaatad, kuidas keegi värvib. Üritad jäljendada ja niimoodi ta on mul läinud, ma järk-järgult kogu aeg on tulnud mingid asjad nagu juurde läbi katse-eksitusmeetoodi puhtalt, mitte midagi muud. Et jah. Sa mainisid, et meie kogukonnas on inimesed, kes inspireerivad, aga kas sul on mõnda kanalit ka või? Jaa, ma Instagramis, ma eile ka mõtlesin ka selle peale, on El Taurista on üks mees. Siis on Sergio Calva, mis iganes ta mul oligi, kohe vaatame, ütlen. 3 meest on. Sergio Calvo ongi, Sergio Calvo Miniatures on, siis on El Miniturista on ja siis on Flame on Miniatures. On 1-3 meest, keda ma jälgin Instagramis. Jose Da Vinci on ka, 4. vend siis. Tal on ka vist isegi, ta on siuke võllvend, kelle peaks olema enda AK värvide setid ka lihtsa. Need on need, sest Flame on Miniatures, see on see mees, keda ma soovitan kindlasti, kui keegi kindlasti jälgigi, sest see vend oskab väga hästi seletada, kuidas teha non-metallikut, nagu see non-metallikut, ta oskab nagu üli hästi seda teha, niimoodi, et sa ei pea mingit wet blendingut tegema, vaid ongi see, vend teeb gradienti, kriipsutab sõna otseses mõttes. Paljud inimesed, kes mul siin osalevad, on ka tekkinud mingi lemmikvärvid, mida nad kasutavad. Kas sul on ka, mida sa tahad iga mini puhul? Mul oli, kui ma hakkasin värvima neid AK ja Vallejo värvidega, siis ma kasutan väga vähe neid Games Workshopi värve. Aga muidu mul oli see punane, Corn Red oli üks, mida mulle väga-väga meeldis. Nüüd on sellele vastand põhimõtteliselt on nüüd Corn Red, jah. Sellele on AK-l on väga hea vastand, on Wine Red. Aga mulle väga meeldivad tegelikult ka, punane on üldse siuke värv, mis mulle üldse nagu väga-väga meeldib. Erinevad toonid, kui vaadata mu Karadronid armeed, siis full on punane. Et punane ja roheline ka ilmselt. Need on siuksed värvid, punane ja roheline, siuksed asjad, mis mulle väga-väga nagu meeldivad. Nüüd on sinine juurde tulnud, aga punane ja roheline pigem siuksed, millega mulle väga meeldib nagu mängida. Nüüd sa oled mõnda aega värvinud, kas sa oled leidnud mõnda head nippi, kuidas värvis efektiivsemaks teha või on sul mõni kuulajatele mõni soovitus anda, mida võib-olla inimesed ei tea nii hästi? Ma ise mõtlesin seda enne, eile täpsemalt, et kindlasti mida ma soovitan on tehke värvid vedelamaks, thin your paints, see on nagu siit on näha tegelikult ka, algi puhul ei ole seda väga kasutatud, on ju, et kui ma vaatan tagant järgi enda neid vanemaid miniatuuri, siis on nagu näha seda ja kes kasutab, kes ei kasuta, see on muidugi endaga, mulle väga meeldib näiteks, mina nüüd enam vesipaletita üldse värvida ei oska, me oskan ikka, aga lihtsalt nagu sellega on kõvasti mugavam, et ei ole seda, et kui keegi vahepeal segab või pead kuskil ära käima, et sul ei ole seda muret, et sa nüüd tuled tagasi, siis sa pead nagu koorima hakkama seda kuskilt maha, aga ma ütlen jah, et mida vedelam on värm, selles suhtes nagu, kas siis meediumiga või veega või mina meediumit olen väga vähe kasutama, pigem nagu veega teinud, siis on nagu lihtsam panna mitu väiksemat õhemat kihti, kui panna üks paksem kiht, sest et kui midagi peeti läheb, et siis tahad katta, siis kui sul on juba paks kiht all ja sa pead veel paksema kihi peale, siis ma ei tea, algil ei ole lisamuskleid vaja, tal on piisavalt neid, et jah, et need tekstuurid jääksid, mis on nagu printimisel nagu mõeldud, mingid veresooned või mingid siuksed vinged detailid, et kui ma leian, et kui värve nagu ei teha lahjemaks, et siis need kaovad ära lihtsalt, et need võivad olla mingid detailid, mis võivad anda nagu juurde mingid teatud elemente, et aga jah, et see on pigem võib-olla siuke soovitus, et thin your paints, et see on pika peale olen aru saanud, et see on siuke asi, mida võiks teha, jah.
sa enne mainisid, et su naine väga hästi mõistab, et see hobi nagu aitab sul vaimselt taastuda päevast, aga kuidas su lapsed ja perekond üldse sellest arvavad? Ei, selles suhtes, naist ma ükskord üritasin värvima tuua, aga ta ütles, et las see olla, suima maailm, aga ei, lastele meeldib ka, nagu selles suhtes, et nad päris armeed, ma arvan, värvima ei pane, aga mul on igasugused mingid lauamängude mingid mudeleid ja siuksed, mida ma tean, et ma niikuinii nagu selles suhtes, et väga võib-olla ei kasuta, siis nad on ikka värvinud mul igasuguseid vahvaid asju, et neile ikka meeldib ka mõkedada seal, aga mitte päris nii, et kuule, et isi lähme värvime, pigem on see, et kui mine värvime, mis teed, ma tahaks ka. Et aga plika puhul võib-olla mitte nii väga, kutt on pigem juba see, et mul on see, kui ma endale poja sain, siis ma sain aru, et jess, ma saan oma lapsepõlve läbi uuesti elama hakata. et sest, et poeg ei teadnud, mis ta eelmine aasta sünnipäevaks tahab, mina teadsin, et ta tahab PlayStation 5 saada. et see on sükene asi ja ma isegi nagu ei pane selle koha mitte pahaks või kuidas sõnadesse panna, ma ei eita seda, et nii on, näiteks ma arvan, et ta teab 6-aastase poisi kohta kõvasti rohkem Marveli kangelastest kui mõni minu vanune mees, sest ta teab nagu väga palju, sest et me oleme neid koos vaadanud, õhtuti olen talle lugenud X-meeste koomiksid enne magaminekut, et talle nagu see väga meeldib ja ma olen taga mänginud ka, ta väga ootab, ma ei ole seda veel ette võtnud, Marvelil tuli välja just paar kuud tagasi, kuna ta on Spider-Mani fänn, üsna suur, siis ja talle väga meeldib see süke vahva tegelane nagu Spider-Ham, kui keegi ei tea, guugeldage, vaadake, see on põhimõtteliselt põrsas, kes on ämblik mediietes ja sellest tuli mudel välja sinna Crisis protokolli ja siis ta tahaks nagu endale saada. Et aga jah, ja me oleme temaga, ta ootab, ta alati küsib, et kas sul on mingi mudel, millega sa mängima tahaks nagu neid endale saada. Just, no, veel ei ole. et aga ma olen taga mänginud, nüüd on ta juba selles suhtes nagu targem ja suurem, ta läheb see aasta kooli sügisel. Ta küll inglise keelt ei oska, aga ta saab nagu, ta teab, mis on, saab aru loogikast ja kuidas asjad nagu töötavad, siis ma mängisin temaga sükest nagu lihtsustatud varianti odapeast. Ehk et me ei kasutanud neid taktikakaarte, ehk siis ta ei pidanud midagi väga otseselt lugema. Et kui ma talle ära selgitasin, mida ta teha nagu saab, ta alati küsis enne midagi, sest et tegelikult ju ei ole palju vaja. Sul on numbrid, sa teab, kui kaugele mingi asi ulatada võib ja siis sa veeretad täringuid. Ja see on puhas matemaatika, et kui sa tead, et sul on vaja saada 4 ja 4, siis sa veeretad ära, vaatab, mul tuli ainult 1-4 näiteks, siis ta teab lõpuks. Alguses oli see ikkagi nagu selle koha pealt ühepoolne, et ma mängisin justkui nagu iseendaga, mingi teine vend tõmbas malendeid lihtsalt, aga pärast ta juba nagu sai ikkagi aru sellest põhimõttest, et mis see on, et põhimõte on see, et nagu mina pean surma saama ja kuidas seda teha ja liigutada, et ta on siin paar korda on küsinud ka, aga kuidagi nagu ei ole nagu saanud selle soone peale, et aga jah, selles suhtes, et poisiga pigem, naisel on ütlesid do your thing ja peasid nagu, mis rahul on. Ma tean seda tunnet. et nii kaua on kõik hästi. Sa ennem rääkisid ühe väga toreda loo, kuidas Paul nagu miniatuure rongis ääres viis. Aga kuidas sa enda hobi teistele kirjeldad oma sõpradele? Ma ei teagi, enamus ikkagi nagu teavad, kes teab Warhammerit, need teavad, see on nagu mudelite mäng, aga põhimõtteliselt ega mis see on, sõjamängud, kas sa kunagi oled mänginud väikeste sõduritega, kui sa väike oled, mis põhimõtteliselt paderingud juurde ja siis on sul sama mäng olemas. Aga muidugi on neid ka veel mingi, ma ei tea, täiskasvanud vend ja mängib mingite mudelitega, mis mina ei tea, kui vanad mehed mängivad malet ka, mis vahet seal on. Et seal on ka mingid hobused ja lipud ja kuningad ja mida iganes, et jumal ju tähtsustate.
et jah, siin on olnud ka need, kes, ma ei tea, nii palju hobi ja siis üks vend, kes mul ehitab kuskil garaažil endale autot, mis palju sul auto maksma läinud on ja ma ei ole seda kordagi veel tänava peal läinud, mina saan mängida vähemalt. Ja siis oli nagu suu kinni, et see ei ole päris see, et ma teen mingit meeste värki, mis, aga defineeri mulle siis, mis see meeste värk on, et mis maskuliinne värk on, mis ma ütlen ka, et mul on maskuliinne värk, et mul on mingi vend võib-olla kahuriga laseb sodiks siin kellegi, väga maskuliinne värk, et saab surma ja värki veri on. Et ja sina paned lihtsalt auto käima ja et see on nii suhteline, et minu jaoks kokku võid selle vahe, et hobi on hobi, mis whatever floats your boat ja sind nagu hoiab mentally sane, siis nagu tee mida iganes sa soovid, peaasi, et see illegaalne ei ole. Et aga jah, nad on, enamik ikkagi on see, et nüüd mul on oma hobiruum, et su värvid mingid asju, et kus nad sul on ja siis kui lähed värvid, siis ikkagi, see on vinge, et päriselt sina värvid ja mis, et jah, ikka mina värvin, väga lahe, sükest negatiivset asja ma ei ole nagu kuulnud. Nii, väga tore, see oli väga armas kirjeldus ja nüüd ma läheks natuke sõjamängude juurde, sest sul on tegelikult jalad päris mitmes sõjamängus sees, sa oled nagu väga aktiivne selle osa peal. Sa alustasid Crash Protocolliga, teine oli sul Malifaux ja siis tuli Age of Sigmar ja siis natuke 40K natukene. Korraks oli ja nüüd on Trench Crusade ka. Milline su hetkel see kõige toredam on või lemmik, mida sa... ma ütlen, et ilmselt Age of Sigmar on sükene nagu üle puusa panna, mulle meeldib too kõige rohkem, et igas vormis, muidugi nagu kui me räägime suures armee mängust, siis ta on ikkagi see 2000 punkti mäng on nagu siuke väga hea. Mingi vahe oli Spearhead ka väga populaarne, praegust on ta siuke, Spearhead on siuke mäng nagu kui sul midagi teha ei ole, et siis tavai teeme ühe kiire. Ta on mõnus filler mäng, nagu mingi suure mängu vahel. Või Warcry, et nad on siuke, Warcry on siuke väga skirmish on ju. Et aga pigem nagu jah, ma ütleks Age of Sigmar on mulle väga meeldib, et ja siis ma ütleks, kuna ma ikka selle Marveliga alustasin, siis Marvel meeldib ka nagu väga. Et aga jah, mulle just meeldib, et mulle nagu, pigem miski skirmish meeldib mulle natukene rohkem, kus nagu ei ole nagu võib-olla siuke suurt armeed ja sul on nagu igal mudelil on justkui nagu, on iseseisev mudel ja nad teevad mingit sükest asju. Pigem on nagu see suur, aga Age of Sigmar on ikkagi the one above all. Aga miks sa just Karatonid valisid? Sellega on ka vahva lugu. Kui mul nüüd see riiul katki läks ja minu mudelid katki läksid ja kui mina teada sain, et kodukindlustus mulle kinni jaksab, siis ma teadsin kohe, et ma astun Sigmarisse. Et ma juba teadsin seda ennem, aga siis mul tekkis see võimalus ja siis ma mõtlesin, et aga kuidas või kellega mina siis mängin. Aga kui ma räägin, mulle väga meeldib fantaasiamaailm, et sellepärast ma ka pikalt ei astunud 40 000 sisse, sest et futuvärk mulle väga nagu istunud. Fantaasiamaailm mulle nagu väga-väga meeldis ja siis ma vaatasin seal neid armeesid ja siis ma hakkasin, et okei. Kui ma räägin fantaasiast, siis mul on alati backupikud meeldinud. Nagu, kui me räägime, ma ei tea, Baldur's Gate'ist, alati on backupik, kelle ma olen alati teinud. Või kui on alati valida backupikku, ma alati võtan backupikku, sest mulle meeldivad nagu see backupikude see siuke sihikindlus ja kõik siuke, nad on siuksed krampi väiksed junnid ja siis mul oli tegelikult, ma olin 3 vahel. Ma olin kas idonetid, Karadronid või Bone Reaperid. Bone Reaperid olid sellepärast, et kui ma mängisin Total War 2 Warhammeri oma, siis ma mängisin Khemriga põhimõtteliselt kogu aeg ja siis need Bone Reaperid meenutasid mulle Khemrit kõige rohkem. Aga Karadronid, siis ma hakkasin natuke tutvuma nende looriga ja müüs maha 2 aspekti. Esiteks see, et tuli see tšniitš põhimõtteliselt või kaos tuli nende koju, tappis ära põhimõtteliselt mingi pool või rohkemgi faktsioonist, kutid palusid abi jumalatelt, jumalad ei tulnud. Siis ütles üks mees, et nagu F-it, siis kui jumalad ei tulnud, ju siis neid ei ole ja nad hülgasid reaalselt usu. Ja teine asi on see, et nad ei usu maagiat
ja tehnoloogial on võim. Ehk et ta on siuke nagu selle koha pealt nagu puhas. Ta ongi puhtalt nagu vennad teevad oma kätega asju, nad ei kasuta mingit maagiat ja mida iganes kõike muud, kuigi noh, jah, see aeter kuld, ma ei usu, et ei ole väga ilmselgelt maagiline asi. Et sellepärast ja ma valisin, et nad tundusid mulle väga siuke steampunk ja kõik seega nagu meeldib, et sellepärast ma nad valisidki. Mina puhtalt välimuse pärast ja selle loori, mul ei olnud õrna aimu ka, kuidas nendega nagu mängida. Nagu mitte mingi, sest et too aeg, kui mina alustasin karatronidega, ega keegi üldse väga mänginudki nendega, üleüldse nagu, kui võtta nagu meta-wise, väga vähesed mängisid, sest et nad olid nagu katki veits ja no mitte katki, vaid nagu nad ei saanud väga hakkama ja nagu keegi väga ei tahtnud nendega mängida. Aga siis üht äkki, siis nad said endale 4. editionis said endale raamatu. Ja siis põhimõtteliselt on nad siuksed, ta on tau, täiesti puhas pesu ehk tau, keegi ei taha nende vastu mängida, sellepärast et shooting turn on nii pikk ja suure tõenäosusega laastab pool vastasarmeest ära, kui nad kirbu ette jäävad. Ja noh, neil on täpselt samamoodi, et kui karatronid laskma hakkavad, siis nad üldiselt lasevad ja väga suur tõenäosus on, et kui täringud veerevad, siis nad nagu teevad puhtad ära. Olen mänge ka mänginud, kus olen, ma ei tea, round 3 vastasid ei ole lihtsalt enam, et noh, said otsa, et mulle nad ja väga meeldinud. Mul on neid praegust kuskil 3300 punkti vist kokku, et praegust nagu aitab hetkel. Et alustasin ka teist armeed, aga nüüd ma jäi praegust poolikuks Daughters of Cain, sest et jäi poolikuks sellepärast, et no mul 1200 punkti olemas, aga neil on tulemas uus raamat. Neil on see nii-öelda koodeks on tulemas, Sigmarist vist ei ole koodeks, et seal on mingi muu nimetusega. Ja siis mõtlesin, et ma ei hakka neid enne edasi ehitama, kui ma vaatan, mis see koodeks teeb. Et muidu on pärast see, et ma teen mingi asja ära ja siis lõppkokkuvõttes, et kurat oleks siin teistmoodi teha. Et siis on nagu veits, et praegust jätan nii, nagu nad on. Et 1000 punkti mängu võin teha, Spearheadi võin ka nendega teha. Need on toredad, väga marvarlikud. Et, aga jah, karatronid sai valitud puhtalt selle pärast. Et jep. Ja praegu teine mäng, mis sul hästi kuum on Trench Crusade, mille saad väga, ma näen, saad ikka väga hingega sees. Jaa, Trench Crusade'iga on see teema, et ma sattusin sinna sisse ka täiesti ma olen sattunud väga kummalistel moodidel nendesse mängudesse. Ma sattusin niimoodi, et ma tegelikult mängisin Blood Bowli. Ilmselt sa nagu tead, on meil see vahva Blood Bowli liiga. Ja mängisin Inquisitor Riistani vastu. Ja siis kuidagi nagu need mängud on toredad, sest et siis nagu ei ole lihtsalt mängu, et see laetakse niisama ka mingid melajuttu ja siis me too moment olime kahekesi kõnes ka ja kuidagi ta tuli jutuks see Trench Crusade ja ta müüs mulle selle nagu maha et proovi, vaata, et see on nagu ülilihtne. See on tasuta. Põhimõtteliselt tead, vaata, mis seal on, ma ei tea, kas mul on vaja, ega see midagi vaadata ikka, vaid mis okei, siis ma hakkasin uurima ja lihtsalt, kurat, see loor on täiega lahe ju, et mingi ristisõda ja siis mingid vennad mõtlesid, vaatame selle ukse taha ja siis ohoo, näed, see põrgu ukse taga ja siis mingi paarsada aastat hiljem, et ei ole nagu esimene maailmasõja riigiti, vaid on nagu ühel pool on põrgu, teisel pool on nagu taeva poole pealt nii-öelda, et ühed on siis nagu ristiusku ja teised on kuradiusku ja siis seal nagu võideldakse hea ja kurvi vastu. Ja siis, aga siis nagu ma hakkasin neid mudeleid vaatama ja neid faction, võt see oli see koht, kus ma ütlesin, et see on täiega lahe, see on täiega lahe. Mul müüs maha kohe, ma mängin Heretic Legionit, et nad on siuksed väga siukse saksa maitsega, et neil on siuksed Saksamaa nii-öelda stiilis riided ja kiivrid ja kõik ja see muu. Aga mis nagu kõige rohkem maha müüs. Kui sul on ikkagi libahunt, millele on turvis peale löödud ja suu asemel on mootorsaag, come on, mis saaks minna valesti? Või sul on nõid, kes manab pomme lihtsalt straight out of nowhere välja, mis saaks valesti minna? Ja midagi, aga Trench Crusade'i puhul on see, et neil on nagu plastiku peal, nad ise vist on, neil on nüüd üks faction, Prussians nii-öelda. Et ülend kõik on see, et neil on, nad ju tõid välja lihtsalt STL-id. Ja enda nende veebilehekülg, et seal on kohe lingid poodi, et sa saad minna siis My Manufacturist osta nagu nende STL-e. Ja siis ma ütlesin, et ega siin muud ei ole, kui
ja siis ma kirjutasin Andresele ja Andres printis mulle esimesed need, no nii mul kaasas üle nii-öelda põhiliiga nii-öelda Warbandi ära, sealt on siis mingi 4 legionäri pisikest tavalist mikit, siis on seal Death Commando, ehk siis see on mingi siuke suurte küntega assassin, kes muutub nähtamatuks, ja siis on nende liider siis Preester ja siis on Anointed, kes on siis siuke põrgu tules ära põlenud suure leegiatjaga mees. Ja siis nad on nagu originaalid. Ja siis ma hakkasin huvi pärast vaatama, et mis asja, et mingid vennad teevad veel neid nii-öelda proksisid. Praegust väidetavalt on see, kes iganes seda Trench Crusade'i teeb, see on nüüd AI toel siis põhimõtteliselt vist lastakse läbi interneti, et kõik, kes enam-vähem teevad midagi sarnast, kustutatakse nagu STL ära, noh, mingi siuke süsteem praegust, kuigi noh, ma ei ole ise seda veel kohanud. Ja siis ma leidsin need vahvad vaatasid, joh, sest et tegelikult need ei ole nagu need originaalid, vaid nad on nagu täiesti teistsugused. Mulle see hunt, see on siis Warwolf ja see on siis Artillery Witch. Nad olid siuke, see on lihtsalt mingi tädi, kes natuke õljub ühte pommu jääb käes ja see on mingi siuke, ongi reaalselt nagu libahunt on 2 jala. Aga nad kuidagi tõmbanud mind ja siis ma leidsin need. Ja siis ma ütlesin, et ok, nii ma lähen. Ma tegin nad ära, värvisin ära. Meil on siis sel, kes kõige aktiivsem on meil siis Sarveline, mis on tore, sest ta on Tartust ja lihtne. Ja siis alguses ma ütlesin, et noh, et proovime siis Tabletop Simulatoris seda, aga siis ikkagi saime kokku ja ta tegi mulle siis toeks oli mul ilusti ära värvitud 700 punkti. Tegime tema mängu. Ja mulle väga-väga meeldis. See on siuke väga straightforward mäng. Sa ei pea väga nagu mingi arvutama meeletult 20 täringut, sa ei pea veeretama. Sulle, mis mulle kõige rohkem näiteks meeldis, oli see, et sul ei ole otseselt nagu hit point value't. Sa saad pihta, sa saad surma. Noh, sul lihtsalt nagu saad pihta, saad haavatud, sul veri tilgub, kui sa oled haavatud, siis sa oled natuke nõrgem ja suurem tõenäosus, et sa saad surma. Või kui sa viskad pommi, pomm võib mööda minna, aga pomm võib su kõrval plahvatada, sa võid ikka surma saada. Et seal on nagu, neid variante on nagu väga palju, et ja noh, mulle jah, see mehaanika nagu väga meeldib. Et noh, mõni mudel võib olla natuke tugev, see hunt on sükene, kes kui tema kätte saab, siis suure tõusega saad surnud lihtsalt. Et aga jah, mulle see mehaanika ja kõik see nagu see loorivärk meeldib ja siis nüüd ma hakkasin maastikku ehitama neile. Ma teen siukse moodul maastiku neile. Ja ma nägin see kaevikut, et praegu esimene jupp on valmis, kui suureks sa plaanis minna on? Ta on 3x3 laud. Reaalselt ongi nagu see klassikaline 3x3 laud. Ja siis 9 tükki teen. Mul tegelikult see esimene sai lihtsalt niimoodi, ma tegin ta täitsa valmis, et üldse nagu aru saada, milline ta välja, nagu teised jupid peaksid välja tulema kokku. Mul on mooduleid, praegust on mul juba vahtplastist välja likatud 3, noh 6 on veel, et see on kokkuvõttes, nagu ma aru sain, see on kõige lihtsam, on selle nagu mooduli enda tegemine on kõige lihtsam. Kõige tüütum on selle muda tegemine sinna peale ja siis noh, värvimine on lihtsalt selles suhtes, ta ei ole nagu, noh, ta on tüütu, aga see on puhast raiebrush, ega see ei ole mitte midagi muud erilist, lihtsalt nagu spreegi üle ja anna minna, et aga noh, ma saan nad kunagi valmis, see oli mul niisugune prioriteet, et ma nüüd peaks pingsalt tegema, vaid pigem on siuke, et mooduli valmis, vahepeal teeb midagi muud, siis selle teise mooduli valmis ja et muidu ma jah, sest mul on see asi, et mul ei ole väga siukest vahvat asja nagu pile of shame'i. Mul on see ideoloogia, et kui ma saan karbi, siis ma enne uut karpi ei osta, kui mul on eelnev karp värvitud. Et mul jah, siukest asja ei ole. Et maastiku, mul on hästi palju maastikku küll. Mul on maastik on 2 suurt kasti teis. Et seal on küll neid, seal on seda pile of shame'i küll, aga et aga muidu mul jah, siukest asja ei ole nagu pile of shame. Et ma saan, siis ma teen nad ära ja siis võtan asja uuesti edasi. Ma ei saa, ma ei kuidagi mul endal see nagu käib kuidagi nagu vastu, et noh, teine asi ka, ma ei saa mängida hallide minidega, tee või tina, noh, ma ei saa, vastane võib mängida kas või papitükkidega, mul on teitsa suva, aga mulle käib see nii endale nii vastu karva, et ma ei saa, tal nagu ta on, aga tal puudub nagu see hing, temal puudub see olemus.
sa ütlesid, sulle kõik asjad päkapikud meeldivad, aga kui sa 4K-d alustasid, sa võtsid liikluse foton ja neid ma laua peal enam ei näe. Ei ole ja mul on neid tegelikult ka mingi 600 punkti peaga vist. Et ta saigi mul selle suure urraaga, sest lahe, midagi nagu päkapikud. Ja sinna see tegelikult jäigi, nad on nagu midagi, nagu nad on nagu päkapikud. Kuidagi nagu, ma reaalselt ostsin puhtalt sellepärast, et Caradronid olid. Mul oli plaan oli, et ma teen neile nagu mingi siukse taustaloo, et Caradronid justkui nagu ongi nende esiisad, sest et mul on ju värvitud, Jaan värvis mulle isegi täitsa ühe mudeli, mis on nagu Caradroni kiivrid ja kõik relvad on nagu aga Wotan, et mul on Wotani need, kes need mootorratturid või need hõljuratturid, et nendel on ka kleebitud sinna mingid nii-öelda Caradroni artifakte peale ja see idee oligi, et leidsid kuskil kosmosest, vend pani kiivri pähe, nägi visiooni, et ja siis on nagu enam-vähem saavad sealt mingit jõudu endale. Ja ma värvisin selle Combat Patrolli ära ja siis ma sain aru, aga nüüd ma saan kõike mul seda ütlenud ka. Ma alustasin valet poolt. Ma alustasin Combat Patrolliga. Et alguses mõtlesin, mis tähendab nagu valet poolt. Spearhead on asi, mida alustada enne suurt mängu. Sellest ma saan aru, aga Combat Patrol ei andnud mulle, ta ei tekitanud ta ei paitanud mitte ühtegi neuronit. Ma ei saanud sellest nagu, ta ei tekitanud mitte mingisugust emotsiooni, ma ei saanudki seda Warhammeri nagu maitset kätte reaalselt. Ja kuidagi nagu ei läinud, algus oli küll mingi tuhin, kuidagi nagu mul ei läinud ja siis vahepeal mingid muud asjad, siis ta nagu jäidki sinna. Ja siis kaduski mul see tuhin lihtsalt ära ja siis mõtlesin, et ma ei hakka lihtsalt niisama nagu asja tegema ka, et aga pean ütlema, et tänu Tõnisele astusin ma tagasi siia suuresti. Oli see sama Warcry üritus, mis meil siin alles hiljuti oli koos Combat Patrolliga ja ma tõllesin seal ringi ja siis Tõnis pani käe õla peale, kui tagasi tuled? Kuhu? Siia. See Warem, sellest 40 000, ma ei tea, mul ei ole nagu, peab ikka tulema nagu mingi tikk selle, et ära nüüd pulli, vaata ringi, tule. Ja siis ma läksin sealt ära ja siis jäi kõik nagu haamer vastu kukat peksma, et ei tii, nagu tahaks, ma tean, sest et tegelikult on lahe on ju. Aga siis mõtlesin, et siis ma andsin lubaduse, et kui ma tulen, siis ma pean tulema mingi siukse asjaga, mis tekitab minus reaalselt nagu mingi tundeid, et ma tahaksin seda teha. Ja siis kuidagi ma lappasin neid ja siis ma sain teada, et on see Imperial Agents, et nad said raamatu endale. Sest lahe. Ja siis ma ei küsis, mis mõttes nagu lahe. Vaata, seal tuleb jälle see minu kiiks. Ta ei ole nagu kõik, vaid seal on nagu igal ühe, sa saad võtta siit natukene ja sealt, nad ei ole nagu ühesugused. Aga nad igal pool on mingid erinevad vennad ja nad kõik, ma tean, et ta on fluffy. Ma tean, aga las ta olla. Ei, Adi ei ole fluffis. Ta on tõesti väga fluffy, aga mulle väga meeldib. Ta vajab lihtsalt mängureeglist vajab parandust. Kindlasti. Kui hästi läheb, siis Games Workshop on vihanud, et vist äkki järgmine nädal on midagi tulemas. Et äkki nad on lõpuks interneti kuulda võtnud, et suurim probleem on see, et tal ei ole armee reeglid. Ja seda küll. Selle lahendaks. Ta on need detachmentid on ju, ka põhimõtteliselt mängitakse ka ainult ühte detachmenti, see on see Imperial Fleet, sest teised kokku on neil 4 detachmenti, teised 3 lihtsalt on seotud mingi orduga. Et nagu põhimõtteliselt, kui sa võtad selle mingi ordu, siis sa ka enda pead seda ehitama siis oma armeegi nagu lihtsalt nagu selle ordu ümber. Imperial Fleet lihtsalt lubab sul mingeid vendi võtta, et mul nüüd on tegelikult, need saavad valmis siis minu väga hea sõber Panda on tulemas Austriast ja tema toob mulle sealt need Deathwatchi poisid. Ja siis mul on esmane plaan on saada 500 punkti käis, et äkki selleks ajaks on mingid boarding action'i reeglid ka normaalsed, et ma saan mängida, ma tahaks toda mängida, mulle väga tooga meeldib. Ehk 500 punkti mul on juba plaan paigas, et mis sinna tuleb. Grey Knightid tulevad kindlasti ja Navy Breacherid on ühed agendid ja Deathwatchi mehed. Aga need tekitavad minus häid tundeid ja nende peale ma ilmselt jään ka ja lähen nendega edasi ja vaatan, sest et miks ka nii,
ma olen mänginud päris mitu mängu juba tegelikult, küll TTS-is, Tabletop Simulatoris, aga see Tabletop Simulator selle koha pealt on ta on hea, ta ei anna sulle muidu nagu seda päris maitset vaata kätte, aga see on asi, mis nagu hoiab vereringluses, et sa saad ikkagi nagu selle, noh, sa saad teada, kuidas see asi nagu käib ikkagi. Sa pead ikkagi veeretama ja sa pead liigutama ja mis siis, et see ei ole füüsiliselt laua peal ja mis siis, et see on virtuaalselt. Küll aga ikkagi, no, Pauli ja Terraga ma olen mänginud. Et see on see, mis ikkagi nagu näitas, et see mäng on ka tegelikult täitsa tore. Et ma ei saa selata. Aga ma lähen rahulikult nendega ja vaatan edasi. Praegust nemad on see, Sigmari panin nii-öelda kõrvale praegust, sest et mul ei ole vaja sinna rohkem mudeleid, sest mul on kõik mudelid olemas, mis mul vaja on. Trench Crusade'is on ka mul täpselt nii palju, kui mul vaja on ja ma võtangi, lähen sellega edasi rahulikult, vaata, mis see aeg nagu toob, et kiiret mul ei ole ja aga ma kindlasti jään sellesse ja üks päev ma tulen ka oma 2000 punktiga mängima. Ma väga loodan seda ka, see oleks väga unikaalne. Sest ma ütlen ausalt, ma sain Soomes Deathwatchi meelest mängida, noh, ta oli puhas Deathwatchi, väga lõbus oli, väga unikaalne kogemus. Aga sa mainisid ka, et sa üritus, noh, rääksid erinevat üritust, ma tähele panen, kui alati mingi Tartus mingi üritus, sa võtad tegelikult sellest alati osa. Mis sinna tõmbab nende juurde? Mulle meeldibki see sotsiaalne aspekt, et alati kui vähegi on, noh, selles suhtes, et mitte ainult Tartus, ma ka ikkagi Tallinnas päris tihti olen siin käinud mingitel, kas otseselt ikka Tartus, Tallinnas ma käisin viimati, oli seal Mabrikus oli Spearheadi see mingi turnament, Mabriku enda mingi asi, et ja käisime Tallinnas ka Malifaux mängimas, mis oli väga tore selle koha pealt, et meid pidi tulema kokku mingi 6 või 8, ma ei tea, Jaanus teab täpsemalt, kokkuvõte oli see, et noh, et ma võtsin poisid kõik Tartus peale, oli mina ja Helmet, Jaanus, Paul, neljakesti sõitsime. Jõudsime Tallinnasse ja Tallinnast tuli üks vend. Ehk et kokkuvõttes oli sükene vahva field trip sõpradega Tallinnasse, et mängida Malifaux. et noh, sest et nii oli, sest et mõnest Lauri vist jäi haigeks ja siis seal oli veel keegi, kes ei saanud tulla ja ühtepidi, teistpidi lõppkokkuvõte oli see, et noh, ma oleks võinud ju seda Tartus ka teha, aga noh, ei, tore oli küll, sõpradega oli tore sõita. Aga mulle just meeldib ja see sotsiaalne aspekt on väga lahe. Mulle just see nagu, et sa näed häid sõpru, ajad juttu, mängid, see on noh, täiega tore, meeldib. Et mis ma nendest värvin ikka et mängida. Et seda jah. Mul on õnneks üks väga hea sõber, üks parimaid sõpru, Rainer, kellega me siis põhimõtteliselt mängime tegelikult väga tihti, kui vahepeal isegi, meil oli vahepeal variante, kus me saime mängida 2-3 korda isegi nädalas, erinevad mänge, siis tema mängib ka Marvelit. Tema ma tõin Age of Sigmarisse, ehk et kas sul on niisugune sõber, kes tahaks mingit mängu mängida, aga üks ei saa ja siis ta läheb ostab põhimõtteliselt sõbrale mängu. Nagu põhimõtteliselt Raineriga oli niimoodi, et ma mängisin Sigmarit, mul ei olnud väga kellegagi mängida Tartus. Ergo tutvustas mulle seda nii-öelda Spearheadi, temaga ma kindlasti oleks mängida, aga noh, see on jälle aeglapitamine, ma tean Raineri graafikut, ma tean, kuidas neil läheb. Ja siis olid sünnipäev, siis ma läksin lihtsalt, ostsin talle orkide Spearheadi, andsin talle selle pihku, värvi ära, pane kokku, värvi ära ja siis mul on vähemalt keegi veel, kellega mängida. Ja nüüd on tal vist, ma ei tea, mingi 4000 punkti orke või? Tal on oma jagu suur kogemus, see kogu olemas, jah. Et ja samamoodi, aga Marveliga oli täpselt samamoodi. Et kuule, et ilgelt lahe on, tule, mängime. Ostis kujud ja ma ei tea, tal on ka, ma arvan, et mingi 100 mudelit kindlasti vist Marvelist äkki. Et niimoodi on. Ma küsisin, et noh, kuidas nagu 40 000, ei, sinna ma ei tule. Praegu, järgmise sünnipäevani. Ei, sinna ma ei tule, sinna ma ei tule. See tok, et Combat Patrollid on natuke kallimad kui Spearheadid ka. Ja Combat Patrol kahjuks see edition mänguvormis ei ole hea. Ma loodame 11. Kohe tuleb 11. loodab seal parandada. Kuna see tuleb üldse? Suvel, paari kuu pärast juba. Aga Lauri, iga kord, kui ma sinuga räägin ja kokku saan, sa oled väga niisugune energeetiline asjalik inimene.
aga ma üldse ei märka, et sina mingi üritusi veaks. Ma olen mõelnud selle peale, mul on see mure minu endaga, et kui ma tahaksin midagi teha, siis ma peaksin selle nagu kohe ära tegema. Sest et minu kõige suurem miinus, kindlasti selles hobis ka, või näiteks kui me räägime arvutimängudest, ma tüdinen hästi kiiresti ära. Mul on vaja mingit sükest räiget drive'i kogu aeg, mul peab nagu olema mingi adrekas kogu aeg sees, et ma seda teha. Kui natukenegi see hoog maha raugeb, väga suur tõenäosus on see, et ma loobun. Ja ma olen mõelnud väga paljud üritamised, aga never say never, ma teen kindlasti, võin siin öelda, see aasta tuleb kindlasti üks üritus minu poolt. Ma eeldan jah, mis sa... et mul on see paberi peal kirjas, mul on tehtud selle jaoks täiesti see skript on valmis, kõik, ma isegi ehitan selle jaoks maastiku, ma ehitan suuri müüre. See on seotud Age of Sigmariga, et ma tahan ja ma kindlasti teen ka selle ära, et sest see tuleb siuke hästi narratiivne üritus, et ma teen selle. Ei, ma olen mängupäeva ikka korraldanud, me oleme Marvel Crisis protokolli ikka teinud, et on kuidagi praegust on natuke maha jahtunud seal, aga nüüd jälle tuli vahepeal, oli tore, sest et Sirvo oli isa puhkusel kodus ja siis me kokku ei saanud, aga me mängisime jälle üle võrgu, siis see nagu tõesti pani jälle nagu sinna leegile nagu tuld alla. Et aga kui kodus siin alles hiljuti mängisime ka Raineriga seda Crisis protokolli. Et aga jah. Kas ma vähemalt kuulad vihjaks, et saada palju punkte, võiks arvestada Age of Sigmariga, mis on teha, mõnedel on nagu armeed, aga nad ei ole päris valmis. Sa mõtled nüüd selleks ürituseks? See, et kellel ei ole valmis, et nad saaks valmis 1000 punkti. Et 1000 punkti võiks olla värvitud ja valmis. Pluss Warcry. Okei, Warcry brande pluss siis. Sa saad saavutada. Sest et seal on see, et see Warcry bande ei pea olema eraldi. Ta võib olla, minul, kui ma räägin enda armees, siis minu Warcry bande on sõna otseses mõttes nagu sellest minu 1000 punkti bandest nagu pärit, et ta kuulubki sinna. Ta võib sinna sama armeesse kuuluda, võib olla täiesti eraldi, et üldiselt nad ongi eraldi, aga sa saad nagu võtta. Et jah, ta tuleb mix and match, põhimõtteliselt see idee on siis see, et on 1000 punkti mäng, siis on Warcry ja lõpus on 2 versus 2. Väga äge, väga hea ootan seda, kui see laivi läheb. Ja nüüd kuule, kui sul ei ole veel valmis 1000 punkti, siis on motivatsiooni teha. Et sest ma eeldan ka, et seal on nõue, et kõik peab olema värvitud. Võiks ikka olla küll jah, toredam on. Ei, võiks, on nõue. Nõue, teeme nii, läheb nõue sisse. Sest kui on niisugune väga üritus, siis ikkagi mängijad. Me oleme väga palju rääkinud. Kui sa natuke mõtled mineku peale tagasi, mõtled kõik selle aja peale, mis on olnud, kui sa saaks endale tagasi minna ajas ja ühe soovitus endale teha, mis see oleks? Värvi julgelt, nagu see on ilmselt see, et ära karda, et peeti läheb peeti, meil on IPA, meil on värvi mahavõtja, mis iganes see on, see green stuff oli oma paint remover või üle värvimine, läheb peeti, siis läheb peeti, ju siis pidigi minema, teed uuesti või värvid üle, mida iganes, kuskilt, sest et mina vahepeal jäin küll, et ei tohi tekkida seda mõtet, et nagu jõusaali lähed, et mine pekki vaatad, need vennad on mingid siuksed nagu ambaalid, aga need vennad on võib-olla käinud 10 aastat trennis. Sa vaatad, mine pekki, vaat see vend värvib nii hästi. Jumal teab, see vend võib-olla on pool elu värvinna. Et mina alles alustasin ja ongi, kuskilt peadki alustama, sul ei pea olema mingit pärvimiseks, sul ei pea olema mingit kunstnikku tausta, see kindlasti on eelis on ju, annab sulle mingi mis iganes. Et jah, mul on ka, on tegelikult väga kuulus Eesti kunstnik, et, aga see ei anna mulle mitte midagi. Et aga põhimõtteliselt jah, et värvi julgelt ja selle koha pealt, et mina ka teine asi, küsi julgelt. Et reaalselt, kui sa tunned, kui ma ongi see, et kui võib-olla ma toon momenti julgenti nagu küsida või nagu ma ei tea, mis nad must arvavad. Et suuresti muidugi isiksusest ka mõni inimene võib-olla ongi väga introvertne julge küsida. Aga
keegi ei ütle kunagi halvasti, mitte keegi, mina ei ole, isegi kui öeldakse, siis see on siuke konstruktiivne kriitika. Et aga sa ei saa öelda kellelegi halvasti, sest võib-olla ta tahtiski seda värvida niimoodi. Võib-olla talle tegigi selle nimelt, sest et talle see meeldib, see on tema mudel, tema mängib sellega. Et ja ma saan aru, kui ma lähen Golden Demonisse, et see on teine asi, on ju. Et noh, ilmselgelt ma sinna ei lähe, kurat see kunagi teab. Äkki kunagi teha. 5 aastat pärast on, istume siin tagasi ja Golden Demoni võitja. Jah, et aga kui nagu ongi see, et kui see prioriteet on see, et sa tahaksid ikkagi nagu värvimises ka areneda, siis no julgelt küsi tagasisidet, inimesed annavad, ütlevad sulle, et näed, mina tegin, et võib-olla isegi selle koha pealt ka, et kuidas tagasisidet anda, et mitte, et ära tee nii, vaid ütle, et mina tegin nii ja või ma teeksin nii. Sest noh, seda mulle kunagi üks õppejõud, ka psühholoogia õppejõud, et ära ütle kunagi see, et tee nii nagu mina teen, sest et võib-olla sina tegid seda omamoodi, ega talle see võib-olla ei sobi. See ongi, mina tegin nii näiteks või näed, noh, vaata äkki see võib-olla töötab sinu jaoks paremini niipidi, aga et ära kindlat soovitust võib-olla nagu ütle, tee nüüd nii, et see võib-olla ei tööta, aga julge küsida ja julge vastu võtta ka kõike, mida sulle antakse. Inimesed on väga toredad. Me oleme päris mitu korda nüüd sellest riiuli õnnetusest rääkinud. See oli jõud. Kas see oli su nagu hobi osa kõige nagu madalam hetk? Oli, see oli tõesti, see oli, ma isegi ei oska seda sõnadesse panna, need tunded, mis mind valdasid too moment. Põhimõtteliselt see oli nagu 2 päeva enne jõule. Kuna too moment mul lapsed magasid, mul on 4-toaline korter ja muidu oli nagu plika ja kutt magasid nagu eraldi tubades, aga mingi moment neil tekkis mingi bondimisteema, nad tahtsid ühes toas magada. Kupatasin nad siis ühte tuppa ja siis see tuba, mis justkui nagu muidu oli tütre tuba, sellest tegime naisega kontori, panin kontorilaua ja siis panin sinna oma hobilaua ka sinna ja panin siis selle riiuli, 2 riiulit panin. Alla olid siis kujud, ma ei tea, miks ma selle vaidati tegin, et alla panin kujud üles, panin lauamängud. Ja siis magasime, kuulsin, et mingi süke nagu pauk käis või unesegane, ma veel mõtlesin, et läksin, vaatasin, et äkki kurat kuus kukkus ümber või midagi, vaatasin rõdu peale ka, midagi nagu ei ole, läksin magama tagasi. Ja hommikul tegin süüa või midagi ja siis naine tegi kontori too ukse lahti ja siis ma kuulsin, et siis ma reaalselt nagu vaatasin köögist ümber nurga ja siis mu naine vaatas mulle otsa, ta ei ütle, et mulle mitte ühtegi sõna, ta vaatas sinna tuppa, ta vaatas mulle uuesti otsa, siis ma ütlesin, et nagu ma sain too moment aru, et midagi on valesti. Ja siis mis juhtus? Ma ei tule vaata ise. Mis juhtus? Siis kui ma sinna tuppa läksin ja ma nägin, ma ütlesin, et ja ma reaalselt, ma mõtlesin, et ma hakkan päriselt nutma. Sest et see nägi nagu siuke, väike kohutav välja. Põhimõtteliselt oligi nagu see, et ma panin, vanad IKEA riiulid, mis sa paned, need talad paned seele külge lükkad, siis nagu need on need, mis hõljuvad justkui, nii-öelda. Ma panin need IKEA enda tüüblitega seina ja kaalud olid ka kõik paigas, et seal vist on see kuni, ma ei tea, 8 kilo vist. Ja ma ei pane sinna mingid väga hullu raamat neid lauamänge ka. Põhimõtteliselt oli lihtsalt see nagu väga loll asi, et üks tüüblitest oli pehme. Reaalselt, üks tüüblitest oli pehme ja ta mitte ei murdunud täitsa ära, vaid ta andis ühelt poolt natuke järgi niimoodi, et see riiul vajus mingi mõni kraad allapoole, ettepoole ja sellest piisas, et ülevalt hakkaksid need lauamängud nagu vajuma ja nad vajusid nii palju ette ära, et nad murtsid selle alla ja nad kukkusid plärrake alla selle nagu alumise. Isegi see riiul ise libises alla, aga need lauamängud kukkusid peale. Ja siis ma vaatasin neid katkisid miniatuure ja need oli seal, ma arvan, et mingi 20 tükki vähemalt, mis nagu puruks läksid. Et õnneks enamik olid süksed, mis murdusid, ma superliimiga vaata liiminud. Et too moment need kujud, mis katki läksid, need ei olnud nagu plastikliimiga, siis nüüd ma kasutan hästi palju plastikliimi. Aga nad olid nagu ära murdunud nagu nendest, kas siis aluse pealt või kuskilt nagu liimi koha pealt, et polnud nagu hullu. Aga see oli nagu mingi, ma ei oska mitte midagi öelda, mul oli nagu täiesti null kõik tuju, mida ma teen, ma läksin ära sealt toast lihtsalt, ma panin ukse kinni ja mõtlesin, et see ei ole nagu päris. Ma läksin elutuppa, istusin korra maha ja läksin tagasi, tegin ukse lahti, kurat ikka on päris, ei olnudki nagu nii. Ja siis ma tookord kirjutasingi, et mis ma teen ja mäletagi, mis Rainer ütles ja keegi ütles ka, et kurat, aga kirjuta siis kodukindlustusele. Ma kirjutasingi.
ja siis ma tegin ta täpselt niimoodi, et ma tegin pildid ja võtsin kõikidest nendest mudelitest, kõik mudelid, mis katki läksid, kõikidest tegin eraldi pildid, panin kõik eraldi kreppkottidesse, nad on mul siiamaani kreppkottidesse. Et ja siis ega muud ei andki. Tegin siis selle avalduse sinna kindlustusse. Ja ega ma ei ootnud sealt mingit erilist vastust nagu päriselt. Ja siis me läksime aastavahetuseks Soome. Tulime tagasi 3. jaanuar oli see siis. Tulime tagasi ja vaatan, pangast helistatakse. Okei. Tere, et siin, sellest oli päris mingi aeg oli möödas juba. Tere, et kuidas teile sobib, et 6. tuleb see inspektor? Millest te räägite? Mis inspektor? Et te tegite siin kahjuavalduse. Aha. Okei, siis mul endal korra käis mõttes pealt, et tuleb siis vaatama ja kahjut hindama. Ise mõtlesin, et mida ta vaatama tuleb. Et kes see nagu saadetakse nagu, et ma saan aru, et kui on nagu mingi autokindlustuse laks, et remonditöökohast mingi vend tuleb vaatab või kui sul on, ma ei tea, keegi uputab sul põranda üles, et siis tuleb mingi ehitusinspektor vaatab, et kuidas, ja see on see, et nagu kes seda vaatama tuleb. Mõtlesin, okei. Ja tuli see päev kätte. Ja ma igaks juhuks nagu otseselt, ma koristasin nagu toa ära, aga nagu need, mis jätsin nagu sündmuspaiga nii nagu oli. ja siis tuli mingi onu, oli portfell, oli mingi see iPadi moodi asi oli kaasas. Ja siis see, mida see vend nagu ütles, kui ta sinna tuppa astus, see oli nii vähe, vennas tuppa sisse, vaatab seina, vaatab neid katkised mudelid, mida ma siin vaatama pean. Ma ütlesin, et ma ei tea, ütle sina mulle, siin saadeti siia, mida sa siis vaatama pead, et ma ei tea, mis siin juhtus. Ja siis ma rääkisin, et näed, siuke asi oli, ja siis see vend küsis kohe, et okei, sa panid need tüübid, ühtepidi tegid õigesti, teisipidi tegid valesti. Õigesti tegid sellepärast, et sa panid õigete tüüblitega, sest et tootja poolt antud tüübid. Valesti on see, et sa panid õigete tüüblitega, sest et nagu need ongi nagu jama, vaata. Ja et suuresti tänu sellele, et ma paningi nagu tootja poolt nii-öelda tüübid, kui ma oleks ise pannud, siis suure tõenäosusega ma ei oleks võib-olla seda raha saanudki. Sellepärast, et tootja poolt ei olnud antud neid kui sul on kinnitusvahendid andud tootja poolt, siis on ikkagi nagu sa peaksidki panema nendega, sest et kui midagi juhtub, siis tootja ütleb, kuule, aga sa ei kasutanud minu tüübleid ja võt nagu mis siis, et sa ei veendunud selles, et see nagu mis iganes on. Ja siis ütles, et aga need ongi pehmed. Ma sain aru et need on pehmed, nüüd on kõik katki. Midagi tegi siis selle mingi eskiisitoast, siis, et kus siin olid, mõtlesin, et tahad seinaugud ja siis ta vaatas neid mudeleid, et mis need on üldse? Ei tea, kas sa tahad, et ma ka sul seletama, mis need on, need on need mudelid, nendega mängitakse ja värvitakse. Ise värvisid kõik või? Jah, mõtlesin, et aga need tegi siis mingid pildid ja aga kas sa nagu siis selle mingi rahavärgi oled ka juba välja arvutanud? Ei, okei, et ma kirjutan, et ole nüüd nii hea, et sa siis saada nagu see kahjunõue ka, kui süke rahaline väärtus vaata. Ja siis ma küsisin ta käest, et aga kuidas ma nüüd siis seda arvutan, et või nagu ja siis ta seletas, siis ma sain teada, kuidas kindlustus töötab, et kindlustus ei maksa kinni sükest seda kahju, mis sul tekitatud on, vaid kindlustus maksab sulle taastamise kinni. Ja siis ütlesid, et aga mõtle siis välja nagu palju sul see nali siin maksab, ma ei tea, kui sa nagu peaksid sellise kuju uuesti nagu nullist looma, palju see sul maksma vaata läheb. Okei, davai. Ja siis, kui meil keegi kindlustusest nüüd kuulab, siis võiksite korraks ära minna. Ja siis oli see, et mida mina tegin, enamus mudelid olid ju suurem enamus olid sellest Coreboxist. Me ju teame, et Corebox on odavam selles suhtes, nagu kui me võtame individuaalselt nagu karp hakkama ostma. Mina võtsin kõik individuaalsed karbid. Ja siis ma hakkasin järjest arvutama, et palju läheks mul värvid maksma, palju need miniatuurid, kõik need nagu see tumma oli mingi 800 midagi kopikatega äkki või. Saatsin selle ära ja siis tuli see, et aga me tahaks saada tšekke ka, mis ka tellid. Mis ma nüüd teen? Väga lihtne, enamus olid tellitud Saksamaalt, alati saad ju arve. Ma ütlesin, aga kus ma need võtan, mis ma sealt Brain Gamesist on? Midagi, kõne Virkole. Virko saatis mulle põhimõtteliselt siis aastast 2023 kõik ostud, mida ma teinud olen välja.
ma olin kõik põmm ühe PDF-i alla, saatsin ära ja põhimõtteliselt paari tunni või järgmine päev juba hommikul tuli vastus, suured väga tõenäoliselt, nad isegi mitte ei vaatanud, mis seal kirjas on reaalselt, sest et nagu ma kujutan ette, kui see kahju tuli sisse, siis mingi vend luges, kuule, mingi vend tahab plastmassist mänguasjadest raha saada. No, ja siis ma arvan, et see vend lasti lahti, kes nagu saatiski selle raha. Aga ei, läks ja töötas ja põhimõtteliselt miks nüüd see kindlustuse inimene, kes meid kuulab, ei tohiks kuulata, on see, et need on võimalik parandada lihtsalt liimiga. Ja siis ega midagi. Sealt ma siis poja sünnipäev sai peetud ja sealt ma sain ka karatronnid algus. Kas see tänu kindlustusel ongi võimaldas sul nagu sellest august välja tulla, et uuesti alustada? Jaa, suuresti kindlasti, sest et kui toda ei oleks olnud, siis ilmselt oleks väga raske oleks neid pusleõppe uuesti nagu kokku panna, et mis tahab, nagu ma tean, et need on võimalik parandada, aga nagu ikka mingid asjad võivad olla näha, siis sa pead mingi green stuffiga seal möllama hakkama ja nagu selle koha pealt nagu et aga jah, et see kindlustus nagu ikkagi positiivne oli nagu suur asi, et ma sain nagu ikkagi tagasi selle ree peale. Aga ta on väga valusalt mul meeles. Jah, kas me siin olete positiivse asja rääkida, aga tuleme ühe positiivse asja juurde. Räägi mulle oma kõige toredamast mälestusest seoses selle hobi või kogukonnaga. Kõige toredam mälestuse. Kõige toredam mälestus on suure tõenäosusega eelmise aasta suvepäevad. See jääb mul kindlasti nagu väga meelde, sest et need tulevad kindlasti ka see aasta, ma võin öelda. Ma veel ei ole Jebirkaga jõudnud rääkida, aga tuleb kindlasti midagi me seal kokku teeme, aga eelmine aasta see on nii tore nagu see ongi see, et sa saad lihtsalt alguses, kui näitad, miks ta mulle nagu meeldi ka, et Raineri kutsusin ka, et mis ma seal teen, vaata, et ma ei tea kedagi, mis vahet ei ole, nad on kõik täpselt samasugust nagu sina, vaata. Sest seal ei ole nagu, see oli oma tähtsust, nagu ma räägin, see on sükene hobi, kedagi huvita, kas sa oled mees või sa oled naine või kas sulle meeldivad mehed või sul meeldivad naised, sa oled see, mis sa oled, sa teed seda asja ja kõik on samasugused. See on tore, see on lihtsalt nii tore, et sa saad nagu täiesti 3 päevast ennast põhimõtteliselt vabaks lasta, sa oled väga head inimestega koos, sa teed seda, mis sulle meeldib, see, mida sul nagu sa naudid ja kõik teised teevad täpselt sama asja, nagu mis saaks veel parem olla. Ma ei tea, too jäi mulle kindlasti nagu väga meelde. Et see on siuke asi, mis jääb meelde. Aga kujuta ette, et ma olen Jin, kes tuli siit mikrist välja ja ma täidan su suurima unistus hobi osas. Mis sa mult küsiks? Mul on üks asi on kogu aeg olnud meelel ja nagu see isegi ei on asi, mida võimalik päriselt ei ole džinni vaja, vaid selle jaoks on lihtsalt vaja asi kätte võtta, võib-olla raha natukene rohkem. Kõik, kes on Riias käinud, ma eeldan, et ka sina oled Riias käinud, seal on üks ülivinge baar. See on, ma ei mäleta, mis selle ma otsin selle baari nime üles ja ma võin selle ka sinna mokalaata panna nii-öelda. See on siuke kööldiraudne baar, mis on siuke full on koomiksid, Lego, lauamängud ja kõik siuke võtate. Ta nägi ülivinge välja, väga, seal on mingid Star Warsi, seal on hästi palju neid action figure'id, terve sein on täis, üks sein on maast laeni Lego väikseid mehikesi Star Warsi oma. Üli laheneb välja ja siis ma võtnud kogu aeg, et ma tahaks, et oleks küll siukene koht, ma teeks suure tõenäosusega koha, kus on võimalik veeta aega ja nagu mängida. Lihtsalt, et see ei ole pood, kus sa saad nagu vastu, me räägime lõunakeskusest ja mabrikust, vaid sul on selle jaoks eraldatud ruumid, kus nagu pidevalt keegi saab mängimas, samal ajal on sul reaalselt võimalik ka sellist aega veeta. Et see nagu pigem nagu peresõbralik koht, mitte mingi siuke koht, kus mingid suvavennad käivad õlut joomas. Et see oleks siuke koht, mida ma tunnen, et meil Tartus on sellest nagu kindlasti nagu puudu, et meil on olemas küll need mängupoed on ju, aga siukest kohta, kus võib-olla lihtsalt sa ei peagi nagu mängima, vaid lihtsalt kui sina mängid, siis on ju tore, kui keegi seal võib-olla, ma ei tea, veedab lastega aega, ma ei tea, söövad või midagi ja siis on mingid vennad kuskil mängivad, võib-olla mingi siuke koht või mingi koht, kus nagu mängida ja aega veeta. Oli küll variant meil see Virko ajas seda mingit asja seal või Virko sõbrad, see isegi tegelikult on olemas seal Jaani tänaval vist, et seal paar korda on saan seal mängimas käia, et aga see on siuke on demand lahti, et seal vist tehakse mingid üritusi ja värk, et
aga jah, midagi sellist, et sest teised asjad ma ei saaks nagu džinni ei oleks, ma saan ise ka neid täita, et kui me räägime mingitest miniatuurist, ma võin neid osta. Et kas tahaks paremini värvida, ma võin õppida. Aga jah, mingi siukene asi, et kui andke mulle võib-olla mingi rahapakk ja hea äriidee, siis nagu ma suunaks selle sinna. See oleks väga äge, Tartu oleks väga sellist kohta vaja. Aga aitäh, Lauri, väga meeldiv vestlus oli. Mul on väga õnnelik, et sa tulid siia pealinna külastama mind. Pealinna ikka. Ja aitäh kuulamast ja nüüd ongi Kon kastis.